Hea kuulaja, ma loen sulle esimese ja teise peatüki Juhan Liivi jutustusest Vari. Head kuulamist! Esimene peatükk. Põllukene, mis sa põed? Meie seisame saare peal. Mitte just saare peal, sest vett ei ole ümberringi ja Peipsi on veel kaugel. Metsa taga hoopis, aga siiski saare peal. See saar on ainult mõnisada sammu pikk. Looga sarnane liivaseljandik soo sees. Soos ei kasva midagi. Liivikul puhta valge liiva sees vast õieti mitte midagi. Keegi ei ole ka iial nõudnud, et siin midagi kasvaks. Siin. Mis siin kasvab, kasvab iseenesest. Mõni pihutäis kanarpikku seal, kust kohalt liiviku selja äärest soo hakkab. Mõni igav üksik rohukõrrekene, mis oma seltsimehe järele hüüab. Ja saare ühes otsas jändrik mänd. See on jumal teab, kuidas siia saanud. Ja tal näib nagu eneselgi kahju, et ta siin on. Eemal soo seis näeme tillukesi, imelisi kaski ja mändisid, kes aga salgamata pöidla jämedustel juurtel oma küpset vanust näitavad, et mõni mitte ei arvaks, et nad poisikesed on. Ei, vaid vanakesed, kes aastasadade pikkusel küllalt ju on näinud ja sedavõrd lugupidamist nõuavad. Seal, vindunud juurikul, on see kõik küllalt selgesti kirjutatud. Ja nagu oleks sellest rikkusest juba sellele kohale üle liigagi, kaavad needki äbarikud viimaks ära. Punakas, rooste karva turvas läheb madalamaks, et pudru sarnast raba sünnitada, kus virtsanäoline vesi suve läbi vahel seisab. See on just kesksood, selle koha peal, mis liiviku seljandikust ja talurahva põllumaast ühe võrra kaugel on. Nõnda läheb ta nagu rõngas ümber saare. Ainult üks koht on puuhalgudega ja kividega nõnda ära täidetud, et siit hobusega üle saab. Sui ajal ei kanna soo kõik kohad mitte inimest, nimelt seal, kus virtsane vesi ja pudrurabe turvas on. Mõni kõrre jämedune pajukene või männi kasv on kõik, mis viletsate sookaela põõsakeste vahel silm näeb. Näitab, nagu oleks loodus siin oma ehitustööd koguni seisma tahtnud panna. Aga et enesele mitte auku sisse jätta, on ta kõik ülejäänud kõlbmata tükid siia kokku visanud, mida keegi omaks ei tahtnud võtta. Ta on nõnda ütelda ülejäänud tükk ja praegugi ei ole tal päris teatavat peremeest. Talupoeg teda ei taha, pealegi vaene Nurmeküla talupoeg, ja mõis ei tea temaga ka õieti midagi peale hakata. Üheks asjaks kõlbab ta siiski. Seda tunnistavad mitmesugused hobuste, loomade, koerte ja kasside luud, mis siin maas pleegivad. Kui üks neist loomadest otsa saab, olgu haiguse, elutüdimuse või noole läbi, on nende kehasid väga sünnis siia visata. Seda teevad ümberkaudsed talupojad. Muidugi ei ole see selle paiga kohta lugupidamist suurendanud ja mõni karske Nurmeküla naine ei lähe siit mitte hea meelega mööda või läbi. Vähemalt sülitab ta 3 korda, enne kui temasse sisse astub. Ja viga sest ei ole, kui ta seda välja saades veel kord teeb. Soo järel algavad talumeeste viljapõllud. Harvad, vikati jälilt ülejäänud poolikud viljakõrred, rohumättad
võsuga kasvanud kiviahervarred põllu sees ja pool kinni vajunud kraavikesed tunnistavad, et põllud või nende omanikud ka soo lähiduses põevad. Eemal küll, jaa, seal, kus tume kuusemets mühab ja ühes kohas nagu kübar mäekühma otsas kaugele paistab. Seal küll on tugev põllumaa, aga see on mõisa jagu ja aga Kõrgepalu külameeste kohti on seal. Siin on sellest küllalt, kui soo ääred kaeru kannavad ja heal aastal 5 seemet annavad. Siin ei ole loodus midagi andnud, ei ilu ega sigidust, vaid ainult liiva ja raba. Ja ilust ei oleks siin keegi küll ka mitte lugugi pidanud. Mis siis ilma asjata raisata? Ja ometi ei ole see soo, mille sisse raiped ja muud ülejäänud asjad visatakse, mitte ilma eluta, mitte tühi. Tema keskel, kõvera looga sarnase saarekese peal, liivikul, on linn. Kukulinn. Linn. Tõesti linn. Ei kuskil, ei rahva suus ega kirjas, kui Kukulinna üleüldse ka kirja pannakse, ei ole tal teist nime. Ta ei ole suurem kui 11 hütti, 11 sauna. Kõik ühesugused, ühesuurused. Üksi esimesel on vastu lõunat laud, vastu põhja puukatus. Teisel katust polegi. 3. on upakil. 4. või 5. jälle kas seinanurk lagunemisel või maja ise küllakil ja nii edasi. Midagi kurvemat, igavamat ei või enam mõelda, kui need saunad oma lapitud katuste ja viltu seintega ja nende ukse esised oma kurva tühjusega, kui sealt kõle sügistuul vingudes üle puhub ja liiva sinna-tänna keerutab, kuni narudega kaetud aknaauguni, kuni paljaks, varatuks jäänud rooviku lattideni. Tühi, tühi. Huu, laulab tuul, nagu hakkaks temalgi siin igav ja ruttab üle sookaela kuusemetsa, kus koguni mõnus on mühistada. Siin, see on lõunapool küljes, kuhu poole on ka saunade aknad uksed, on liiviku looga rõnga seespool linnakaevud. Veesopikesed, mõnel koguni rakketki ning kook peal. See on teivas pika raudnaelaga. Natuke ülemal, looga kõveral turjal, juba selgel liivikul, seisab ilmatu suur kõrge kivi, mille üks nurk õige pikk on. See on kaunisti hobuse peanägu ja vanast köietükist on talle päitsed tehtud, mis tunnistab, et siin ka lapsi on. Mõnigi sohu visatud saapapea, kausitükk, vikatikand kõlbab nii mõnusasti mänguasjaks ja neid näiks see kivi ligidal küllalt. See on kõigele vallale kuulus linn, Kukulinn. Kukulinn, mispärast? Mine küsi. Linnas eneses ega ka terves vallas ei teata seda, mispärast just Kukulinn ja mitte mõni muu linn. Küsid sa seda ühe käest, siis jääb ta sulle otsa vahtima, nagu tunnistama, kas ta õieti kuulis. Ja mõtleb küll iseeneses, jumalukene, kui veidralt see küsib. Olgu nüüd, kuidas on. Kukulinn on Kukulinn.
Olgu, et nimepanijal just see sõna käe pärast oli. Olgu, et juhtumisi mõni teda nõnda nimetas või et paremat meelde ei tulnud. Linna saamine ise ei ole aga sugugi teadmata asi. Vallas, mõisas ja mõisa ümber oli vaeseid inimesi, kes kellegi päralt ega kellegi teenistuses ei olnud ega ka kedagi teenida ei võinud. Olgu, et üks ühe käega, teine ühe jalaga, kolmas pool pime või muud oli. See nüüd oli hea küll, et nad kellegi teenistuses ei olnud, sest keegi neid ka sinna ei tahtnudki. Kellelgi, ei mõisal ega ka vallal, ei olnud nendega just mitte midagi tegemist. Muidugi, nemad arvasid enesel mõisaga või ka vallaga tegemist olevat. Kerjasid ja manusid leiba. Mis sa teed ära? Inimene on inimene. Aja ta kord ära, ta tuleb jälle tagasi. Ta elab. Seal tuli mõisas ühel heal tunnil kas opmanile, aidamehele, kutserile, toa või tarepoisile mõnus mõte. Paneme need leivamanujad ja kõrvuse himustajad Soku soo liivikule. Soo ei ole kellegi päralt, nemad ei ole kellegi päralt ja sedaviisi saavad nad üksteise päralt. Kuidas mõeldud, nõnda tehtud. Mõis kinkis ehitusmaterjaliks vana heinaküüni, metsast palgi otsukesed, mis mujale ei kõlvanud. Valla rahvas ehitas üles ja nõnda sündis Kukulinn, kus inimesed elavad, kes kellegi päralt ei ole ja linn ise ka praegu õieti kellegi päralt ei ole. Uue linna korterid olid ju enne ära jaotatud, kui linn ise katuse alla sai. Siin oli leske ema 3, seal 4 väeti lapsega, kellele kodaniku õigused anti. Siin peast ogaraks läinud külakarjane. Seal vana, 25 aastat teeninud, nüüd ju vanaks jäänud soldat. Ja seal käemadli, kes ka enese õigusi ei lase käest võtta. Mitmest üksikust vaesest tehti kokku üks perekond. Talurahvas, kui neil loomalaut väike, panevad mõnikord soku, oina ja kuldi ühte aeda. Mis sa teed ära, kui ruumi ei ole? Mõisa käest sai iga vaene 2/3 rukkeid, 2 naela rasva ja kohtumehe käest 3 rubla raha, mille eest aga kohtumehele 20 kopika eest viina tuli osta. Muidu võis järgmisel aastal armuraha kaduda. Linna ja vallarahva vastastikune seis ei olnud sugugi nii lihtne, et seda 1-2 sõnaga ära saaks ütelda. Talupoegadele, kellel kibe mõisa orjus seljas, kuhu ka veel kiltrikepp pidi sündima, ja 60 aasta eest sündisid sinna mõlemad, oli see suureks troostiks, et nendest veel üks selts inimesi alamad olid. Kukulinna rahvas aga, kelle eest mõis ise hoolt kandnud, arvasid, et nemad sugugi nii väga talupoegade torgata ja torkida ei ole. Ja kui arvamised 2 poole kalduvad, sünnib arvajatega enestega sedasama. Taplesid Kukulinna ja Nurmeküla poisike vastastikku, siis oli kindel, et Kukulinna poiss protsessi kaotas, kui seletajaks tuli ja 3 Nurmekülast või Kõrgepalult. Võitis, kui Kukulinnast oli. Ametlik peks langes siis paraku selle osaks, kelle vastas erakonnast Riiu seletaja oli. Oli ju ka veel muidki asju. Sina aeg, või inimesed kuskil inglid on. Püüdsid suureks saanud ja teenistusse läinud Kukulinna tütred talutütardega ühe hästi riides käia. Siis oli see andeks andmatu süü.
Korra oli koguni ühe Kukulinna poisikese jalas saapaid nähtud, kuna talulastel neid veel kellelgi polnud. Saapad olid küll Risti isa kingitus, kes Tartus kive raius. Aga kes seda nägi või uskus? Tuli vaene aasta ja läksid Kukulinna lapsed, kotid kaenlas, alla külasse kerjama. Siis ei jäetud küll ka saapa poisikestki ilma. Aga saavastest kõneldi enne ikka. Kes ei tee nalja, kui nali tuleb? Üks rahvas, olgu ta kõige sulaslikumas ikkes, ei kaota oma rahva laadi, oma tervet rahva nalja, oma himu pilgata, oma soovi enese ja teise veel alama vahel vahet teha. Kukulinn ja ta elanikud olid nalja märklaud, üks tükk juba sellepärast, et tal nii tore nimi oli. Räägiti linnalossidest, uulitsatest, vurledest, Alevi ja südalinna rahvast. Linnas oligi ka midagi, mida terves vallas mitte. Käekatsujad, roosi ehk elitingi sõnade mõistjad, kupulaskjad, nikastuse arstijad ja jala lahasse panijad. Linnaarstid olid otsitud, aga muidugi ainult üksi sel korral, kui häda majas oli. Kukulinna ei tulnud muidu keegi, aga kui karjaseid teopoisse tarvis oli, läks esimene tee Kukulinna. Seda sama tehti, kui rukkid pudenema kippusid. Siis saadi siit pool muidu päilisi. Muidu oli Kukulinn, Kukulinn. Kust sa oled? Küsiti kerjaja poisikese käest, kellest aga juba küll teati, kust ta oli. Kukulinnast. Mis linnasaksad teevad? Kui aga Tõmmu külasse tuli, siis oli lastel pidu. Tõmmu oli Jütsi Jaani naise rumal poeg, ilmatu suur kolak, kõvera ninaga poiss. Talle oli mõisa koerapoiss suure karvase kübara kinkinud, mis ta ise 3 aasta eest kutsari käest saanud, ja sellega oli Tõmmu kui prints kunagi. Arvati, et Tõmmu ei ollagi ka väga rumal, vaid vigurimees. Tõmmu, mine nüüd ikka sinna nukka, kõnelesid talle naised, kui Tõmmu just selle kõige tähtsama koha peale, lõuka ette, aset võttis. Ära ikka muretse, mul on hea siingi, vastas Tõmmu. Kui teda mõnikord pere hulka sööma kutsuti, see on, kui ta just söögi ajal tuli, sõi ta enamasti üksi liha, kui seda oli. Tõmmu, võta ikka suppi ka. Ma olen lihagagi rahul, vastab alandlik Tõmmu. Ükskord olid lapsed ta kübarasse ema kassi pesa teinud. Tõmmu pistis kassi kotti ja viis ära, jättis aga edaspidi kübara enese kõrvale. Nüüd aga lubasid emad, kui lapsed nuttu maha ei jätnud, lapsi Tõmmu kotti panna, ja see aitas iga kord. Kukulinnast ei tahtnud keegi hea meelega olla. Küll oli Kuuse peremees ise Kukulinnas üles kasvanud. Aitas hea meelega vaeseid, kui võis. Aga seda ta ei tahtnud kuulda, isegi mitte siis, kui ta laupäeva õhtul saunast tuli ja valge särk seljas oli. Kubjas ütles kord kohtumehele, kelle talu Nurmekülas vastu Kukulinna esimene oli, õieti üksi väljal seisis, ta olla Kukulinna alevist. Kohtumees oli kupjaga selle eest 2 aastat vihane ega leppinud enne,
kui kubjas poole kruusi viina ostis. Kukulinn oli ja jäi kohaks, millest keegi lugu ei pidanud, mis millalgi suuremaks ei kasvanud, sest et igaüks sealt põgenes, kui jõud vähegi kandis, mis aga millalgi väiksemaks ei jäänud, sest et ikka jälle armetuid leiti, kellele varju vaja. Ühesõnaga, ta oli Kukulinn. Üksi iseenese sarnane Kukulinn. Teine peatükk. Sool, sabata silk. Vaeste laste või. Rahvasõna. Oktoobrikuu on lõpul. Taevas on paksus lumepilves ja vinge põhjatuul puhub Peipsi poolt. Sooloikusid, mida sügise vihmad suuremaks paisutanud, katab jää. Kaikad ja kivid seal peal tunnistavad, et ta juba lapsi kannab, kes siin ju omat tralli on ajanud. Kurikas käes seisab vanaldane naisterahvas esimese Kukulinna hüti ligidal sooloigu ääres, madal pesupingike ees, mille peal ta üht riidetükki ümber keerab ja talle tublisti pihta annab. Ta ei hooli kõledast tuulest, millest käed ja nägu õhetavad, pilvist taevast, kust paksu lund maha hakkab tulema. Üks hoop teise järele sajab triibulise riidetüki selga. Ise vaatab ta korrati hoolitsedes sauna poole, nagu oleks seal üks armas asi, mis selle riidetükiga ühenduses on, sest lähem pilk sauna pealt ära pöördes on riide jaoks. Ometi sunnib kange tuul teda korraks sirgu ajama ja külmast kangeks jäänud käsi puhuma ja riideid, mis põlvini märjad, tuule vastu kaitseks kõvemini ihu ümber tõmbama. Hästi ei taha see küll korda minna. Selleks on nad liiga narused, käed liiga kanged. Jalas on porised lapid, ühes king, teises saapa pea otsas. Viimane on nii katkenud, et punased varba otsad välja paistavad. Viimaks ometi on ta tööga valmis ja rahul olles vaatab ta ümber, kuhu pesu kuivama panna. Sauna seina ääres on 2 teivast. Üks otsapidi palgi lõhe vahele löödud, teine maa sees püsti. Ja mõlemate otsad on ristamisi õlesidemetega kokku seotud. See on ju ennegi pesunööri või lati aset täitnud ja sinnapoole pöörab naine nüüdki sammud. Ta laotab riide laiali, vaatab korra katusele, kas sinna mõni kivi tuule hoideks vaja ei ole, ja puhub käsi. Ise on ta selle juures krabe ja kärmas ja pikkade mustade kulmukarvade alt vaatavad 2 elavat musta silma. Kord pilvedesse, kust ikka rohkem lund hakkab tulema, kord Nurmeküla poole. Kas seal inimesi liikvel on? Tuul tõmbab ta räti peast lahti, aga sest ei ole viga. Huhujuu, hüüab ta rätist kinni rabades, nagu mõnele teisele inimesele. Sel ei ole ka enam aru raasugi. Sellega ühtlasi muutub ta kärme tüsekeha nagu tugevamaks, et millelegi vastu panna. Rohkesti krimpsunud lahke nägu läheb ühtlasi murelisemaks. Näe,
Sealt on ometi tuul katuse lahti kangutanud. Tükk kanarpikku ja paar kivi katavad tehtud augu. Nüüd viimaks on aeg sauna sisse minna. Suits tuleb ukse peal vastu. Naine kummardab ja vaatab tunnistades tagumisse nurka, kus midagi voodi või lava sarnast suitsenud seina äärest vastu kumab. Saunal on üks ainus aken, väike kui silm, vastu lõunat. Aga sellel on haruldasel korral klaasid ees, mida tervest Kuku linnast enam ei leita. Üks ruut on küll ju katki, ennegi 3 veel olemas, aga klaasitükid, näe, on seina vahel, ootavad aga aega, mil neid kokku seada ja tagasi saaks panna. Puuduva ruudu asemele on vana lauluraamatu laudne kaas pandud, mille nahk küll ju nii hapraks läinud, et kaas ära tulnud. Akna all põrandal seisavad 2 puupinki. Esimene küll söögilaua, teine istepingi tarvis. Akna vastu ukse kõrval on ahi, mille lõukal praegu ühe poti sarnase asja all tuli põleb ja suitsu ajab. Ahju kõrval must suitsunud vokk. Tema kohal ahjukapis paar värtnat, lõngakera, kannikas leiba, tohust soolatops, paar lusikat kulbi suuruses, tõrvane peahari ja 1 kaanega lauluraamat, mis teise aknale klaasiks on pidanud andma. Voki tagaseinas ripub meesterahva kampsun, 1 luunööbiga ja 2 puupabulaga. Näha on aga, et kampsunil enam peremeest ei ole, sest ta on tagasi lõngakeraks hakanud saama. See ripub ta kohal all maas ja pooleli harutatud käisest jookseb lõng alla kerasse. Seda mööda rändab kampsun viimati küll kõigeni, kera kõhtu. Kesktuba on 1 3-jalgne järi külili maas. Ema, süüa tahan. Hääl tuleb nurgast, mis toas kõige pimedam on. Aega mööda harjub silm ka siit asju nägema. Pikad õled 1 lava peal, mis teivastest ja laudadest kokku raamitud. Teivaste, või kuidas tuleb ütelda, sängi sammaste otsas, on paar pooleli nõelumata sukki. Kesk õlgi lava peal mustab midagi. Õige, 1 lapse pea, mis naiste undruku seest nagu kupp välja paistab. Aga ainult pea. Aga selles peas on midagi, mis ei tea ütelda, kas võõrastama või imestama paneb, mis nagu oma koha peal ei oleks ja siiski jälle nagu on. See on, et see lapse pea peab olema ja kogu järgi, mis undruku sees varjul, võib see laps ainult 5, palju kui 6-aastane olla. Pea ise aga oleks nagu 20, nagu 60-aastane. Aru ei või saada, kumba suurema õigusega. Nägu on nõnda tõsine, nõnda tumerahuline, lahja ja tüse ühtlasi. Suu nõnda kiusakas tõsiselt kinni. Lõug nii tugev kont nagu 60-aastasel. Otsaga, enam paled, on nõnda pleekinud, et kenal kombel 20-aastane välja tuleb. Nüüd aga ütlevad ses näos midagi, et siin ei 60 ega 20-aastane, vaid laps meie ees on. Need on silmad. 2 süsimusta silma. Need ei ole sugugi selle tuima näo päralt. Nad on uus mõistatus selles imelises peas. Nad otsivad rahutult midagi taga,
mis siin toas ei või ollagi. Nad otsivad midagi kuskilt kaugelt, mis hoopis tagapool siinseid seinu võiks olla ja mida nõnda, nagu ta on, ei taha näha saadagi. Süsimustad juuksed on sassis. Üksi otsa eest on nad märja käega siledaks tõmmatud. Ema, kas saab ju süüa? Nüüd alles on Eide silmad ära näinud, et kõik vanaviisi korras on. Tunnistuseks lööb ta käe korraks undruku kupu külge, mille üks äär veidi kõrgem on. Kui aga ühe kana kõkk-kõkk siit vastu kuuldub, jääb ta rahule. See on haige jalaga kana. Laps ei ole mitte üksinda kupu sees. Kana jala on kupu Kaie poeg eile katki visanud. See suur poisi võrukael. Villule seltsiks, kes praegu paraku ilma särgita on, sest et see alles parsil kuivab, on ema ta sängi pannud. Kupu Kaie ei näe just hea meelega, et käe Madli, Villu ema, ühe osa tema leivast ära võtab. Tema oskaks niisamuti kätt katsuda või veel paremini kui Madli. Ema, kas saab juba süüa? Oota ometigi, mustlane. Ma lähen enne külasse. Kuuse Peetri naine. Jumal andku talle tervist, lubas kampsuli eest pütitäie haput piima. Hea piim. Kuuse omadel on ikka hea piim. Näe, pudru ongi ju valmis. Panen õige veel kaane alla hauduma, kuni tagasi tulen. Küll siis sööme. Ära sa kuku, Villu, ära kana jalale haiget tee. Emakene, nähes, et suits välja läinud, lükkas ukse kinni ja läks soost üle külasse. Ära kana jalale haiget tee, oli ema ütelnud. Mispärast haiget teha? Oli ta ometi tema saatuse osaline, see haige jalaga kana. Maja ainus rikkus. Kana ei saa välja, Villu ka ei saa välja. Kana jalg on haige. Tema jalad on nii terved, tahaksid hea meelega loigu peal liugu lasta, kus praegu Kupu Kaie pojad tantsivad, kepiga jää sisse löövad ja nii rõõmsasti huikavad. Uhti, kuidas nad lendavad ühest äärest teise. Siuh! Villul ei ole särki. Kuub on, aga see on alles pooleli, paikamata. Ja Villu aastane südame soov, saapad. Kui tal saapad oleksid. Niisugused nagu kohtumehe pojal, kes mullu isaga siin käis, kui vaeste majasid üle vaadati. Tal olid saapad jalas, kui ilusad kollased ja alt, mis ilusad pruunid, tökati ka nii kenasti ära määritud. Või ikka missugused punased paelad äärtel, puudlikud otsas. Sest saadik ei ole mitte ühte päeva läinud, mil ta saabaste peale ei oleks mõtelnud. Korra on ta unes näinud, et tal just niisugused saapad jalas olid. Aga ta ärkas enne üles, kui ta nendega jää peale sai minna. Väike kahvatanud mees kummardab ettepoole ja vaatab aknast läbi loigu poole, kuhu ikka rohkem külalapsi koguneb. Ta vaatab, kuni väsib, mõtleb ja mõtleb. Kuule, mis see ise värki tume mühin on, mis koostab nagu määratu linnuparvede tiibade sahin. Aga palju tõelisem, sügavam. Nii armas, nii igatsust äratav. See on, mida kahvatu lapse silmad enne väljast otsisid. See on Peipsi kohisemine. See on, mis vaese lapse palged kahvatuks kohab. Seda, tahaks ta kord ligidalt näha. Ei või.
paks, läbi tungimata mets varjab järve ta silma eest ära. Ta ei teagi, mis asi järv on. Ema ütleb, metsa taga on suur vesi ja see võib nii imelikult kohada. Tõesti peab ta suur, vägev asi olema, see suur vesi. Kui Villu silm vahelt pisarail märg on, kui tal särki ei ole, et loigu peale minna, mõtleb ta selle kohina peale ja veel enam pisaraid tuleb silma. Aga selle järele läheb süda nii kergeks ja Villu naeratab koguni. Siis on nii imeline hea ja kui päev soe nagu suvel, istub Villem suure kivi otsa, ajab hobust ja huikab, et mets vastu kajab. See järv, kui seda kord näeks. Üks kord ometi on ta seda vististi näinud. Seal kaugel. Jah, seal. Villu ei tea enam isegi, kui kaugel, aga kaugel pidi see olema, kuhu ta kord ära eksis. Hirmunult ronib Villu mäekühma otsa. See kuuskedega sinav mäekühmas seal, ema ütleb, olla Palupera Kuusemägi. Laps vaatab ümber selge sinise laotuse sisse ja seal, just seal, kust imekohin tuleb, paistab puude vahelt midagi sinist. Nii selge kui looja silm. Kuidas ta sätendab, läigib. Suuremaks ja suuremaks lähevad lapse silmad. Ta vahib ja vahib, ega mõista imele seletust anda. Vahib. Teisel hommikul leiab ta enese tumedast saunanurgast, lavalt, õlgedelt. Õlg valutab kangesti ja teine käsi on kriime täis ja sinine. Ema ütleb pärast, ta saadud hundi käest veel kätte. Villu, tule nüüd sööma. Villu on tukkuma jäänud ja mitte kuulnud, kuidas ema koju tuli. Piimapüti lauale pani, pudrukausi koldelt kõrvale tõi, siis pardalt kuivaks saanud särgi võttis ja sellega ta aseme ette astus, kus ta nüüd praegu teda äratab. Villu! Hunt, sinine, järv, varjab, mets. Kas mets ikka veel varjab? Sonib unine Villu. Jälle mets iga päev. Tule sööma. Ruttu on väike mees ja särk teine teisega ühendatud ja kärmesti ronib Villu lavalt alla. Selle juures tuleb lapse kõhnetanud valge jalg nähtavale. Kõik on ta keha küljes, õlgadel, seljas, nii nurgeline, kondine ja nõrk. Laps võib küll ju 6-aastane olla, aga kasvu järgi peaks teda paar aastat nooremaks pidama. Ema ja laps istuvad sööma, panevad käed kokku ja laulavad ühe lauluraamatu salmi, kumbki ise viisil. Õieti ei ole see küll kellegi laulmine. Lugemine seda vähem. Ta on nii laulmise ja lugemise vahel. Villu hakkaks küll kõige armsamini kohe sööma, sest tangupuder, mida ta jumal teab, millal viimati sõi, on nii meelitav ja täna ei ole ta veel midagi suhu saanud. Aga ta teab, et siis ema käest lüüa saab. Kes niisugust asja nagu tangupuder ilma salmita sööma hakkab? Ta uni on nagu ära pühitud. Iga lusikatäie järel lähevad elavamaks ta silmad, kõnekamaks ta nägu, ehk küll ikka nii tõsine, tume. Ema näos on midagi kui rõõmsat saladust, mis vägisi välja tahab kippuda, aga ta ei tea, kuidas peab algama. Viimaks ometi arvab ta otsusega valmis olevat. Villu, keda?
kui sa Kadriina päevaks, kas on linnukesel muret ja issa meie selgeks saad, teen sulle jõuluks uued püksid. Villu on pudruga ametis, niisama tõsine kui ennegi. Püksid, ema. Ilusad triibulised püksid. Aga sul ei ole riiet, ema. Täna hommikul pesin su püksiriiet. Näe, seal. Missugune riie. Sest saavad aga püksid, missuguseid ka Oppmanni pojal ei ole. Valget ja kollast triipu. Nii ilusad, nagu seda üksi nende koortega saab teha, mis Kõrgepalu ema lepilt saadakse. Tuna eile kudusin ta Kuuse Peetri naise telgedel ära. Kuuse ema ütles, tema kadunud jassil olnud just niisamasugused. Ja kui jassi ära surnud, lasknud ta säärte otsast tükid ära võtta. Siis olnud nad Mikule üsna parajad. Näe, mis paks murepiim see on. Kohe kas murra lusik sisse. Püksid saad ilusad. Värv hakkas ka kohe külge, kui koori keetsin. Eks ole, kui inimene ikka oskab. Hea. On ikka ühed head inimesed. Annavad kohe suure püti täie piima ja töö alles tegemata veel. Vitsa, mis nüüd songid lusikaga, kui enam süüa ei taha? Lotiga püksid on paremad. Pane nüüd käed risti. Villu paneb käed risti ja ütleb ema järel, issa meie. Mõtleb aga, millal püksid valmis saavad. Kes sa oled taevas, ütleb ema. Kes sa oled taevas, ütleb Villu. Mõtleb aga, kas pükstele ka tasku tehakse. Püksid, püksid, triibulised püksid on kõik, mis talle meelde jäi. Ema, mis päev täna on? Teisipäev. Mis siis tuleb, kui teisipäev mööda on? Kolmapäev. Ja jälle siis, mis siis tuleb, kui kolmapäev mööda on? Neljapäev. Villu küsib kuni nädala läbi ja saab seletuse, et 7 päeva pärast jälle teisipäev tagasi tuleb ja mööda läinud päevad siis 1 nädal on. Mis siis tuleb, kui 1 nädal mööda läheb? Siis tuleb teine. Ja kui teine mööda läheb? 3. vastab ema, kes lapse küsimisest enam lahti ei saa. Nädal läheb nädala järel, kuni aasta täis saab. Ja aastad kaovad üksteise järele ning ükski neist ei tule tagasi. Kuhu nad kaovad? Issa ristike, kui rumalasti sa küsid. Villu kuuleb, et ta rumalasti küsib ja jääb rahule. Aga mitte täiesti. Tasakesi kobib ta lavale. Te kuulsite esimest ja teist peatükki Juhan Liivi jutustusest Vari. Teksti luges ja taustahelid lisas Margus Paugus. Kuulmiseni!